Tead, tagasi vaadates näen, et olen jälle haaranud kontrolli oma elu üle. Kui mul põletikuline soolehaigus diagnoositi, ei olnud see kaugeltki nii. Ja ma tean, et paljud teised tunnevad samamoodi. Enam kui 3 miljonit inimest Euroopas elavad põletikulise soolehaigusega ja see arv üha kasvab. Alguses võid tunda end nagu mina. Sa ei pruugi mõista, miks sa koged piinavat kõhuvalu ja ebamugavaid kõhulahtisuse hooge. Sellises olukorras võib diagnoos olla lausa kergendus. Kui saad lõpuks teada, mis see on, sind võib kiiresti tabada ärevus. Sul on palju küsimusi. Sa võid tunda viha ja hirmu. Kui sa ei tea, kuidas edasi toimida, räägi oma arstiga. Sinu diagnoos on esimene samm oma eluga tagasi järje peale saamisel. Sinu arst on sulle abiks. Ta annab sulle infot su haiguse kohta ja tutvustab kõiki ravivõimalusi. Kui soovid enamat, võid suhelda teiste kohaliku põletikulise soolehaiguse patsiendi seltsi liikmetega diagnoosist ja asjadest, mis neid on aidanud. Hetkel on sul ilmselt väga palju küsimusi. Vajalike vastuste leidmine aitab sul enda seisundit paremini mõista. Kõige parem on rääkida ausalt oma arsti ja õdedega. See ei ole alati lihtne, sest võib võtta aega enne, kui tunned end mugavalt, andmaks neile teada, kuidas sa end tunned ja mis ravi on sinu jaoks sobiv. Põletikulise soolehaiguse diagnoos muudab sinu suhtumist ellu. Igaüks kohaneb selle muutustega omamoodi. Ära tõuka oma pereliikmeid, sõpru ja partnerit eemale. Hea küll, alguses võivad nad olla murelikud ja pisut liiga kaitsvad, kuid nad tahavad ilmselt lihtsalt aidata. Seda kõike võib olla pisut liiga palju, kuid kui sa räägid neile oma haigusest ja selgitad, mida see endaga kaasa toob, on sul lihtsam oma eluviisis muudatusi teha. Kui saad teada, mis sinu puhul toimib, räägi sellest neilegi ja saate koos lahendusi leida. Õpi võtma iga päeva sellisena, nagu see on. Alati ei ole edusamme lihtne märgata. Sulle kõige paremini sobiva raviplaani ja rutiini väljatöötamine võtab aega. See on katse-eksituse meetodil toimiv protsess ja sa pead proovima erinevaid asju. Tulemused ei pruugi olla kohesed ja see on igaühe puhul erinev. Kui raviplaan on paigas, näitavad analüüsid, kuidas sul läheb ja et sümptomid on kontrolli all. Sinu arst selgitab sulle kõiki uuringuid, et teaksid alati, mida oodata. Patsiendina on sul õigus saada individuaalset ravi, mille eesmärk on tagada parim elukvaliteet. Tee oma ravimeeskonnaga tihedat koostööd, et jõuda sulle kõige paremini sobiva raviplaanini. Kuigi see võib alguses tunduda nii, sa ei ole üksi. Sinu arst, pereliikmed, sõbrad ja kohalikud tugirühmad on sulle diagnoosi järgsel teekonnalt toeks. Just nemad saavad aidata sul jõuda eesmärkideni. Õige diagnoosi, ravi ja toetusega võid saavutada kõik, mida elult tihkad ning teha tulevikuplaane. Ülikool, sõbra juures toimuv pidu, majapidamise korras hoidmine, maratonil osalemine, miski pole võimatu. Sina kirjutad järgmise peatüki oma elus.